mõnus dušš ju. Kus poisid on? Poisid pessu. Ruttu pessu. Kes haiseb bussis? Oli hea ju. Värskendav. Namu. Namu. Oleme siis jõudnud Pärnu rajale. Molekulidega me ei ole veel siin käinud treenimas. Siis ma otsustasin jah, et seekord teeme siin treeninglaagri. Ma lihtsalt loodan, et see nüüd ilm püsib sellisena, kuigi ta näitab tegelikult veits vihma. Aga samas, nagu ma molekulidele ka räägin alati, et nagu võistlustel sa ei saa valida võistluspäeval, milline ilm on. Ja see, kui vihma saab näiteks võistlustel, siis sa ei ütle just enne starti, et ma ei lähe peale, et nagu nii halb ilm on. Et ma tahangi, et nad saaks ka treenida rasketes oludes, et nad võistlustel oleks selle võrra nagu tugevamad. Ja seda reeglit ma järgisin ise ka, et näiteks ma jahtisingi siukseid hästi palavaid ilmasid ja näiteks hästi vihmaseid ilmasid. Et just et oleks selline nagu oskus olemas, siis kui võistlustel on ka siuke seis. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas me oleme siin ennast lahti pakkinud. Nii, selline näeb välja siis meie powercamp siin. Siia ma teen varsti poistele asemed, nagu ikka, poisid kuudis, naised ees. Siin on meie ustavad suksukesed kõigil. Ilusti kenasti valmis, mul on kondimootor ka kaasas. Siin on meie varustus ja kõik tööriistad, värgid, särgid, kaane panema kinni ilusti ööseks. Ja no mul on veel palju lahti pakkimist siin, aga jah, seekord on meil sellise välimusega laagriplace. Või ma valin ka muidugi kõige õigemad jalanõud alati laagrisse, ei tea, mul on teised ka. Nii, siin avaneb siis imeline vaade. Mitte küll need pilved seal taga, aga vaatame loojangut, see on ilus. Kas nii ilus ongi Eestimaa või? Aga üldiselt rada näeb välja veits sopane. Ma olen siin võistelnud siis igasugustes tingimustes, küll tohutult kuivaga ja ka väga märja ilmaga. Ütleme nii, et mõlemad olud on väga siuksed palju nõudvad, nagu just kogemuse poolest. Ma juba näen neid ette, kui põssad nad homme on. Aga see on ainult hea, see arendab. Aga ja, siis Mirel tuli täna otse Soomest oma õega ja tal on olnud tohutu trippimise päev. Laeva peale, põmm laeva pealt siis Elvasse, siis põmm Elvast Pärnu. Nüüd on läksid juba otsima mingit tiike ja see õng oli õla peal juba. Et ma hakkan nüüd siis vaikselt valmistama sööki neile ja magamiskohti ja siis vaatame, kuidas õhtuke kulgeb ja hommikul on vara ärkamine, kuskil 8 võiks üles ärgata. Väike jooks, väike söök ja siis ongi juba riidesse panek ja keerame peale.
Olid mul käisid vaatamas otse loomulikult rada ja kala püüdmas, isegi said 2 kokre ja nüüd pesevad oma jalgu, sest need olid nagu väiksed põrsapajad. Oi jummal küll. Mis sööd? Sinu kõpsu! Kõpsu! China chipsi ja? Ja mingi letik kaba. Jah. Pumpame voodjaid täis. Mis teed, Mirelle? Seal ei ole gaasi. Vänta. Ja kohe tuleb süüa. Fun fact. Nagu reaalselt siin on praegust mootoriõli. Nii et jah, me saame ikka ehtsat krossi meeste ja naiste toitudena. Kero ei tapa või? Ei. See teeb ainult tugevamaks. See on tervisele hea. Kus see pudel on palju? Ma hoidsin siin ennem kogemata ühte õlikopsikut, millega ma vahetan siis tsiklilõli. Ups. Siin on meie õhtune praad. Vanaema tee, tomatid, herned, kõik ilus puuviljad, salat, Mireli ema tehtud koogikene, hommikul kohvi kõrvale. Ja minu uvutoit. Nii, ja head isu molekulikesed. Võid nüüd süüa. Ja nüüd võib süüa. Käsu peale. Hommikul on ikkagi sadanud varakult mingit vihma. Vaatasin radarist ka, näitaski. Praegust ei saa. Kuidas oli magada? Ei olnud külm või? Korraks oli, aga pärast ma ei märkanud, et... Poisid oli külm või? Õige, meil on suvi. Mis siis, et Eesti suvi? Ikkagi suvi. On aiai ka või? Jah, natukene. Natukene. Ärge nutma hakake. Miuks. Holy-moly. Siit tuleb küll üks sopa treening. Ja rullu. Peavadki harjuma. Kes sealt tuleb? Sandra. Sandra! Tal on nüüd autojuhi load. Piif tuleb ise kohale. Ei, mis asja? Keegi toob ikka. On ikka milf. Täitsa kino. Sandra, load võeti ära või? No, piisavalt kaua olnud juba. Ega ma ei imesta. Mul Sainu Pärnust. Load lähevad. Ja saabub meie järgmine laagreline Maris. Viimane kaader puhastest suksudest. Ja siis oleme põssad.
Tule siia, mine siia Sandra juurde. Mine siia Sandra juurde. Kas on see korv raske või? Ta enam ei ole nagu nii raske, aga ta on nagu natukene on. Jah. Tegelikult nüüdseks on kujunenud välja ideaalne vall ja soon. Siin on nüüd hästi oluline see, et te peate kohe peas mõtlema, davai, see kurv läheb kurvis on ja vaid niimoodi, et ta on poole peal seal umbes. Õige hetk talle istuda. Ja siit ka lasete gaasi maha, ta sööb kohe ennast sisse siia. Ja Maris, mul oli paar korda see, et tegid 3 kohas sul tasakaalu kohe minema, pluss see pask sööb sind endasse siin. Tsikkel läheb kohe nagu hoog, läheb nullis ja sita sisse vaata. Sealt ei puutu, mõelge, et see on kuradi mürgine pask siin maas vaata. Et te saaksite hästi läbida selle kurvi. Aru, kui te teete ühe täiesti puhta kurvi. Nii jõuke vett ja võtke siia midagi. No vaat siia. Oja! Pane! Tubli! Pane! Oja! Siis ta ikkagi teeb piruetti teil all maha ja see käpule. Üks langenud. Nii kulba. Kurat. Lihtsalt imeline. Basic Eesti. Super loks. Oi jumal. Võiks raja nüüd ära kujundada, mitte kasta. What are you drinking? See on võlujooke. See parandab sooritust. We'll see.
see ei ole enam naljakas. See ei tea enam, kas nutta või naerda. Go, you can do this. Kuna Vihm tegi suurel rajal meiega 1-0, siis peame leppima täna vähemalt siin väikeste rajaga. Aga kuna poistel ja Mirelil on nagu sõiduisu nii räigelt laes, of course, sellepärast siia tulnud olema on ja et jah, nad tahtsid kas või lasterajale tulla sõitma. Et ei, väga hea, nendel ongi vaja praegu sõita, et vahet ei ole, mis rajal kas või põllu peal lihtsalt sõita. Meile saabus tiimi mehaanik ka lõpuks laagrisse. Kus sa käisid, Kus sa käisid küla peal ulkumas? Ei, tegelikult, ma näen iseennast ka. Tegelikult olid omad käimised, on ju. Nüüd tuli võiskas kullipilgu peale. Mis me siin teeme ikka? Kas päriselt ajama õiget asja või mängult? Jaa. No nii. Puhkad, jah? Kuidas rada tundub? Ütle nüüd see lause ägedam kui Soomes. On või? Ei julgenud öelda või? Ei tõesti on, ma mõtlesin, mis sõna. Lause, jah. See on tore. Isegi siukse vihmase ilmaga on tore sõita, on ju? Vähemalt saab sõita. See on kõige tähtsam. Näidake ekraane, mis mängite. Ma ei saa mul mäng. Kohe. Vau. Nii tublid. Ja me ootame midagi. Midagi head. Kuna meil on väga külm peale tänast vihmast päeva, siis me otsustasime Martiniga, et me tahame sooja sisse saada. Ja selleks pidime me tellima sauna! Saun Krossi raja äärde, sest et sõitjatel on külm. Oh my god. Mis sa teed? Mis sa teed? Eestimaa suvi on see. See on Eestimaa suvi. No kas hakkas soitsu või? On soitsu või? Jaa. Teid tuu. Poisid, mis teete seal? Poisid?
pesevad hambaid ja mõtlevad raja üle järgi. See on meie 4 väikest põrsakest. Mõnud. Ja Sannu magas ka täna roja ääres. Oli mõnus või? Ei. Koju. Täna saab koju. Mirel, oli hea magada või? Ikka. Kodus on alati parem, on ju? Jah. Saab püsti jätta. Kui on väga hull, siis peame kuskilt katlima. Stardiprotsessi peale. Käime kõik läbi, et kuidas see mehaaniku alale või sinna eelboksi minna, kuidas sealt minnakse puude taha.
sõitis ilusti seda vedu tagamiselt veel. hoppikene. Siit, mul on rohkem kiletseid otsa. Kohe stardisirged. Mul said stardisirged kiled otsa. Seda on hüppanud, see on nagu seest viim. Mul oli niimoodi, ma oled kaks korda. Viimane saunanauding. Oli sauna või? Treeninglaagrite põhikoostööpartner Liguimoli andis siis seekord kõigile laagrilistele ühe breaklineri ja visiiri ning krossiprilli klaaside puhastusaine. Super luks, aitäh sulle, Liguimoli! Jah, ja nagu Eesti suvi ikka, siis kui hakkad asju pakkima ja on lahkumise päev, on meil imeline päike väljas. Ei tule vihma, ei midagi. Ei, selles suhtes ma olen väga õnnelik selle nädalavahetus üle, mis siis, et oli siuke vihmane ja pidime vahepeal tulema katkestama oma treeningkava ja olema lihtsalt varjus selle kohutava vihma eest. Aga see näitas nagu neile molekulidele ka ära, et nagu ilma vastu ei saa ja tuleb leppida nende oludega, mis on. Ja nad said sellega väga hästi hakkama ja nüüd ma isegi ei karda, kui võistlustel peaks olema väga halb ilm, siis neil on väga hea põhi nüüd all sellest mudarallist siin Pärnu lennuvälja pargis. Nüüd me olemegi hakanud pakkima juba ja Mirel juba põrutas oma õega Soome poole ära. Reede õhtuks tuleb tagasi, siis juba Araveterajale. Ja üldiselt jäid molekulidele väga-väga positiivsed emotsioonid. Sain ka üht-teist teada, mis neile muidu tegelikult ei meeldi, aga seekord ülla minuga neile sobis ja klappis, mitte et ma oleks nüüd millegagi sundinud, aga ma seletasin nagu hästi detailselt lahti, miks on siukestes oludes ülitähtis nagu treenida. Ja tõsiselt nad nagu said ülihästi hakkama ja starte tegime täna ülidetailselt läbi kõik, kuidas eelboksist minna puude taha ja kõik viimse detailini seletasin lahti. Nii et mul on ka siuke kergendus selle tulevase nädalavahetusega, kus on siis nende esimesed võistlused. Et jah, nad suurepäraselt ja kiirust
no kõik on uskumatult hästi arengutõusus, et jah, ma loodan, et vanemad neil seal võistlustel ütlevad ka, et vau, mis te mu lastega teinud olete või lapsega. Et jah, loodame, et kõik läheb hästi ja meil on kohe pakitud ja suundume koju. Aitäh, et vaatasite 551 MX coachingu blogi jällegi. Nii et bye järgmise korrani. Ma ei tea, kas ma võistlustest jõuan midagi teha, aga vaatame. Seekord aga tšauki! Kahjuks asjad ei lähe alati nii, nagu me plaanime ja unistame. Ehk siis jah, Aravete võistlus jäi meil ära. Tänaseks on see muidugi vana uudis juba, kui ma selle lõpuks vlogi üles saan. Aga anyways, jah, teisipäeval andis siis Aravete rada otsuse, et ikkagi jätavad ära, kuna no ilmataat kastis natukene üle ja tiigid ajasid üle ja no kaos, puhas kaos. Ja nädalavahetuseks näitas veel vihma. Nii et ei, sellest oleks tulnud jah, kohutav kaos. Aga mina panin siis oma nupukese tööle, tegin M-spordile lahti, olemas uus võistlus, uus siht, uus eesmärk, let's do it. Tihemetsa meistrivõistluste viimane etapp. Sinna läheme siis molekulidega esmakordselt võistlema ja selles suhtes on see väga hea rada, kuna seal me oleme juba ühe korra käinud laagris ja neile kohutavalt meeldis see rada ja nüüd me lähme uuesti nädal ennem siis nagu võistluse, lähme uuesti sinna treeninglaagrisse. Aga jaa, oli küll nii kurb oli lihtsalt nende pärast see, et nad olid nagu nii valmis selleks, kõik oli nagu perekonnad, sugulased, terved suguvõsad, kõik olid juba kutsutud sinna ja siis nagu, sorry, ei toimu. Ja nagu nad olid ise ka kohutavalt pettunud, aga jah, siis me nagu rääkisime, arutasime vanematega, mis oleks parimad võimalused ja siis jah, saigi paika lukku löödud siis Tihemetsa etapp. Nii et näeme seal!